Tänane 7. päevakorrapunkt on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud Riigikontrolli seaduse, erakonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (erakondade rahastamise kontrollorgan) sulgudes eelnõu 599 SE. See on selle esimene lugemine. Ja nüüd ma vaatan saalis ringi, et siin on küll ka ettekandja vahetus toimunud, vähemalt istungi juhataja arvates, aga ettekandjat ei ole meil saalis kohal. Selge. Ettekandjat Evelin Poolametsa ei ole meil saalis kohal, sellega on meil tekkinud. Ma korra veel küsin, et tegu on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni eelnõuga. Kas fraktsioonist keegi teine soovib sellel teemal eelnõu tutvustada? Ei tea, tahad tulla? Nii, head kolleegid, anname kolleeg Rain Eplerile pisut aega. Ta võtab eelnõu tagant riiulist ja tuleb seda tutvustama. Ehk siis, et Aivar Kokk, vastuseks teie küsimusele, et Rain Epler saab tulla sellepärast, et tegu on mitte Riigikogu liikmete esitatud eelnõuga, vaid see on fraktsiooni esitatud. Ja antud juhul fraktsiooni esindajana ta saab tulla seda eelnõu tutvustama. Nii et ka kõik, kui on mitme Riigikogu liikme esitatud eelnõu, siis ükskõik nendest, kes on esitanud, saab tulla seda eelnõu tutvustama ja seda vahetust saab sisse viia. Nii et antud juhul siis hea meel on tervitada siin Riigikogu kõnetoolis kolleeg Rain Epler. Aga 59 karbis oli vale eelnõu. See on 599 SE. Ma tahtsin 59 karbist, aga see oli. Võta siis see, oota, Rain, ära mine. Ma annan sulle kohe. Nii, head kolleegid, nüüd jätkab kolleeg Rain Epler Riigikogu kõnetoolist, et tutvustada eelnõu 599 SE, mis on esitatud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni poolt. Palun, Rain Epler. Ja, aitäh, head kolleegid. Palju mul aega on, küsin? 20 minutit. Suurepärane. Head kolleegid, suurepärane, mul on 20 minutit aega. Aga tegelikult ma lohutuseks ütlen teile, et sõiduplaan oli täna selline, et Evelin kannab ette. Evelin kahjuks ei saanud siin olla ja mina pean kõne. Nüüd ma saan teha 2 ühes. Nii et aega, ma arvan, kulub enam-vähem võrdselt, kuigi ma ei saa teile siiski lubada, et mõni minu erakonnakaaslane lõpus kõnet ei taha pidada. Nii et selles osas jälle poliitika on jätkuvalt dünaamiline, nagu ta on Eestis alati olnud. Eelnõu sissejuhatuseks siis võib-olla. Teema siis käsitleb erakondade järelevalvet ja seda, kes seda võiks teostada ja mil viisil. Aga alati on hea, kui praktiliste näidetega illustreerida seda, neid olukordi, mida siis elus seadustega reguleerida püütakse. Viimasel ajal on uudised, ma ütleks, kubisenud ERJK tegevusest. Meil siin endine kolleeg, kes on täna munitsipaalteemade peale liikunud, teda menetletakse selle eest, et ta kutsus inimesi hokivõistlusi vaatama. Siis on kolleege, keda on avalikult narritud ja keda on palunud ettevõtte oma toodet reklaami, teda menetletakse. Ja see menetlus tegelikult tabab aina rohkemaid siin saalis istujaid, ka neid, kes siin otseselt ei istu. Ja tegelikult, kui ma olen väljaspool seda saali kolleegidega teemat arutanud, siis kõikide erakondade esindajad nõustuvad, et asi on läinud kuidagi nagu kõverpeeglisse, tagurpidiseks. Ja ma kuulsin just paar päeva tagasi, et nüüd hakatakse ka mind menetlema. Inimesed Vana-Vigalast,
kes on täitsa vabast tahtest, heast südamest ja ilma raha teenimise eesmärgita üle 10 aasta korraldanud seal rahva rõõmuks punkfestivali, ütlesid, et Rain, sa oled tuntud inimene, ütle paar sõna, et saaks rahvafestivalile kokku ja nii. Ja ma siis ütlesin järgmist. See kõik toimus siin Riigikogu ukse ees, väljusin Riigikogu uksest ja nemad filmisid. Ma ütlesin, kurat, kuulasin just päev otsa Jürgen Ligit. See ei ole üldse lahe. Punk on lahe. Lähen Läbürindi pileteid ostma. Ütlesin niimoodi Läbürindi festivali toetuseks. Ja siis nüüd tuleb välja, et olen hoopis, on reklaamitud hoopis poliitikut, mitte festivali. Aga ja eks näis, ega mina ei tea, kuhu see menetlus välja jõuab. Siin kogenumad kolleegid ütlesid, et Rain, sa oleksid pidanud neile maksma selle eest. See oli minu jaoks täiesti uus kontseptsioon, et inimesed ütlevad, tule aita meil reklaami teha sündmusele ja et siis veel ma oleks pidanud justkui raha ka neile andma, et tundub mõistuse vastane, aga ma saan aru, et proua Oviiri lähenemine midagi sellist on. Jõudsime proua Oviiri juurde. Ja ma nüüd siit tegelikult pöördun ise ja mitte, et mulle see kaebani meeldiks, aga et olukorra absurdsust iseloomustada ja kolleegide tähelepanu juhtida sellele, kui oluline on seda eelnõu toetada ja võib-olla on seda vaja muudatusettepanekutega veel paremaks teha, siis ma nüüd avalikult praegu siit esitan ERJK-le mõned kaebused. Mõned kaebused, mida nad peaksid menetlema. Esimene käsitleb kodanik Oviiri ennast. Tema on poliitik. Ta on Harku volikogu liige ja vaata, et revisjonikomisjoni isegi esimees. Ja nüüd võtame lahti möödunud nädala Ekspressi, seal on suur artikkel, pealkirja ei mäleta, aga selline, ma ütleks, sooja ja Liisa Oviiri suhtes positiivse pealkirjaga artikkel, seal on juures tema pilt ja ta saab seal avaldada mõtteid, kui hea inimene on ja kuidas teised poliitikud on halvad ja tema proovib neid korrale kutsuda. Selle asja juures peaks tegelikult olema nurgas märge poliitreklaam, ütleme, äärmisel juhul võib-olla sisuturundus ja Liisa Oviir peaks olema selle eest maksnud. Praegu on seal juures kiri persoon, suur persooni lugu Eesti Ekspressis üle mitme lehekülje. Nii et mina ütleks, et kaebus siis ja et lihtsam oleks menetleda, vaatame üle selle ruutsentimeetri hinna seal Ekspressi külgedel. Kui keegi paneb töökuulutust või midagi, seal on hinnakiri, nüüd Liisa Oviirist on seal üle mitme lehekülje ja maksku ära. Ja ERJK siis seda otsustab, kas ta peab riigieelarves väikse trahvi ka maksma, sest niimoodi, eks ole, kommertsajalehest teeb reklaami. Aga läheme edasi. Ega see ei ole nii, et üks inimene siin tegeleb ei tea millega. Toomas Uibo, Igor Taro, Kalev Stoicescu, Lauri Hussar, Mart Maastik, Andre Hanimägi, Tõnis Lukas, Karmen Joller, Pipi-Liis Siiamann, Riina Solman ja Hanah Lahe. 2 nädalat ja see on kusjuures grupiviisiline teil see rikkumine, see on eriti minu arust õudne. 2 nädalat tagasi ERR-is Hommikanuga saates Riigikogu koor. Moodustatakse mingisugune, eks ole, koor ja siis minnakse endale kampaaniat tegema ERR-i, mis mõnes mõttes on nagu hindamatu reklaamiminuti hinnaga. Ma ei tea, ERJK, palun menetlege, kui palju see maksab. Sinna saavad ainult väga harvad, näiteks kui on jalka MM-i ERR näitab, siis ainult saab sinna üldse reklaami ja see on kallis värk, nii et kallid kolleegid, kelle nimed ma siin ette lugesin, ma loodan, et te kuulasite tähelepanelikult, pange rahakotirauad valmis, see praegu oli kaebus, ma saadan pärast kirjalikult järgi ERJK-le, tegu on olnud ja just nimelt grupiviisiline, ärge unustage. Oviir ise üksi, teie kolleegid, mitmekesi te olite? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja näete, täpselt. Ja eks ole, ja kolleeg siin koalitsioonist kohe, nemad on väga nutikad, kuidas ise saaks odavamalt läbi. Saab jagada. Ei ole, mina ütlen, et kõigile täishinnaga. Kõigile täishinnaga ja trahv ka veel otsa, sest on grupiviisiline. Seda siis menetlegu komisjon, kes on selleks loodud.
Ja et mitte olla siin justkui niimoodi, et nagu nüüd kolleegidel on jama, paneme ennast ka sinna rivvi. Ma praegu nüüd siit loen sisse ühe reklaami, ma palun seda levitada kõigil, eriti hea kui juriidilistel isikutel, levitage seda videot nüüd, saate välja lõigata. Juuli alguses toimub laulu- ja tantsupidu. Kel vähegi võimalust, inimesed, tulge peole, tulge rongkeikugi vaatama ja kui kuum ilm on, võtke vett kaasa rongkeigus marssijate toetuseks. See on Eesti rahva suur pidu, see on selle suve suurim pidu, see on väga oluline. Palun tulge peole. Nii et võtke ka see menetlusse. Kui nüüd sihtasutus laulu- ja tantsupidu paneb üles, juriidiline isik, menetleme läbi ja siis pärast ma kutsun üles kolleege kas vabas mikrofonis või mõnes muus formaadis või kui me jõuame teise lugemiseni, muudatusettepanekuteni, võiksite oma kõnede käigus ka puldist või küsimuste käigus või veel kord vabas mikrofonis mainige ära, palju saite, palju keegi maksma pidi, siis saab ka seda vaadata, et kas on ka mingi erakondade vaheline tasakaal või mitte. Et see kõik võib tunduda naljakas, aga tegelikult see ongi päris elu. See ongi päris elu. Ma rääkisin kolleegiga Võrust Anti Allasega, ma ütlesin, Anti, kui nüüd helistab näiteks, tehakse Võru laulupidu või tantsupidu, sulle helistab, ütleb, Anti, sa oled tuntud inimene, kutsu inimesi peole. Anti ütleb, muidugi kutsun, Võrukeste värk, teeb video ära, läheb 2 nädalat mööda, Oviirilt kiri, kanna üle. Ei olnud laulupeo reklaam, Anti, sinu reklaam oli. Haugas ka seal vaatab, aga nägu hakkab murelikuks minema, sul sama jama. Keegi ei pääse ja aga läheme edasi. Mingid heategevusfondid. Riina Solman alati hoolib vaestest väetitest, ütleb, tulge annetage lastehaigla toetuseks. Inimesed annetavad, lastehaigla juriidiline isik paneb video levima ja Liisa Oviir, arve teele, maksa, eks ole, heategu ei jää karistuseta. Nii et ühesõnaga meie ettepanek on tegelikult, et lõpetaks selle ERJK tegevuse ära, annaks kogenud analüüsivõimelisele institutsioonile selle kontrolli ehk et Riigikontrollile ja tõmbaks selle asja kusagile mõistuspärasesse kohta tagasi. Ma lõpetuseks veel võib-olla ütlen seda, et minu isiklik arvamus on, et me saaks bürokraatiat tegelikult veel rohkem vähendada, kui me selle jama üldse ära lõpetaks. Mina ütleks, et annetada võib erakondadele, tuntud inimesed võivad reklaamida nii tooteid kui ka heategusid kui ka sündmusi. Kõik peaks olema lihtsalt selles mõttes puhas, et kui keegi firma tahab näiteks Aivar Kokka toetada, siis peab olema näha, et ülekandega, et ei oleks seda kilekottidega värki. Ja siis on kõigil näha, võtad lahti, kes kandis, kui palju kandis ja siis mõtled, eks ole, kuulad, seda mõtled nagunii, et miks mulle ei antud, aga kuulad kolleegi ja mõtled, huvitav, miks ta sihukest juttu räägib. Võtad selle lahti, vaatad, selge. Vaatad, Võrklaev on puldis, räägib midagi, Škoda, jah, kuidagi nagu juhuslikult poetab kõne sees, võtad lahti, vaatad, selge, sai raha, muidugi räägib. Aga see on minu isiklik arvamus. Eelnõu siiski ütleb, et ärme lase nii vabaks, anname lihtsalt paremale kontrolliorganile, Riigikontrollile. Nii et kutsun üles ka koalitsioonisaadikuid, võib-olla saate sõnumi saata istungi juhatajale, et teete väikse 10-minutilise pausi, mõtisklete ja saate aru, et on hea asi, liigume edasi. Aitäh! Suur tänu. Üks hetk, sul on mõned küsimused või on värvi lisada. Mart Helme, palun. Ja aitäh. Ja Rain, ära torma minema. Me saame seda teemat veel jätkata. Et me tegime see, mida Refi ikke tegelased nimetavad EKRE ikkeks. Meil oli plaan ju kaotada see. See oli meil koalitsioonis diskussiooni teema ja põhimõtteliselt oli ju otsus olemas, et anda Riigikontrollile need funktsioonid üle. Ja praegu me näeme, et nüüd on asi ju veel hullemaks läinud. Sellepärast, et nüüd me näeme, et seal ei ole ka mingit poliitilist tasakaalustatust, täna isegi mitte me ei räägi ideoloogilisest tasakaalustamatusest. Me räägime ka sellest, et seal on 3 sotsi. Ja teistel erakondadel on kõigil 1 esindaja. Oviir on sots, Tarand Kaarel on sots ja peale selle on veel fraktsiooni esindaja sots seal. 3 ülejäänud erakondade 1 esindaja vastu. Et juba see tasakaalustamatus on probleem. Või kuidas sina sealt puldist vaadates seda näed? Ma hakkan võib-olla küsimuse algusest, et nagu me siin näiteks energeetika küsimustest oleme näinud, Reformierakond
kipubki asju kuidagi nägema vastupidiselt, kui nad tegelikult on. Tänagi Yoko Alender ütles, et päikesest ja tuulest elektri tegemine on kõige odavam. Tegelikult on täpselt vastupidi. Ja see ikke küsimus on ka, tegelikult meie valitsus ikkagi vabastas inimesi nii maksuikkest kui ka paljudest muudest bürokraatlikest iketest ja palju jäi veel tegemata. Nüüd on seda rahva iket siin kõvasti suurendatud ja kusjuures, eks ole, Mart, paradoksaalsel kombel me oleksime sellest ERJK ikkest ka Reformierakonda enda vabastanud. Mõni kolleeg on siin koridorisest tunnistanud, et tegelikult tõesti rumal lugu, seda oleksime küll võinud toetada. Nüüd oleme siin, eks ole, kõik koos mõtiskleme uuesti selle üle, ja see tasakaalustatu küsimus kindlasti on, aga muidugi ei teagi, mis selle Ossinovskiga siis on, et kas see tehti kuidagi, et seal mängitakse mingi teater läbi, et näidata, et nad on õiglased ja siis saab teisi veel kõvemini edasi pigistada või oli mingi sisetüli? Erakonna mingi sisene asi, jah, ega neile see Ossinovski ei ole kunagi meeldinud. Aitäh. Rene Kokk, palun. Jaa, aitäh, et ma olen täiesti nõus, et see olukord, sa keeldasid seda väga hästi, see täiesti jaburaks läinud. See täiesti jabur, mis toimub. Ja ma täna nägin, et Eesti Ekspressi vahel oli meie endine kolleeg Jüri Ratas seal ühe reklaami peal, mis mingi gaala õhtut reklaamid. Ma loodan, et Jüril on makstud selle eest, et ta seal on, sest vastaspisel juhul tuleks teda kindlasti menetleda, sellepärast, et äkki Jüri veel kandideerib kunagi kuskil ja osutub valituks ja mine tea, palju hääli selle eest sai, et seal oli. Et selles mõttes kindlasti peaks ka lisama selle sinna, et kontrollida, kas Jüri Ratasel on makstud Eesti Ekspressile selle reklaami eest, kus ta Kroonika kuskil üritusel meelelahutusäris on. Aga see on täiesti jabur ja ma kutsun küll üles kolleege siin, kes on siin saalis ja tubades, et menetleme seda seadust edasi. Me ei taha seda ära kaotada, me tahame riigi kontrollile selle anda. Et mõelge nüüd kaasa, palun oma peadega siin saalis ja tubades ka, et menetleme edasi, teeme seda siis paremaks. Aga see olukord on täiesti jaburaks läinud, mis täna toimub ERJK ümber ja mismoodi ta menetleb meid kõiki siin. Et seda tuleb üle vaata. Aitäh. Jaa, olen nõus, et ongi jaburaks läinud ja tõesti, et kui mõni kolleeg mõtleb, et kui siin hakatakse nüüd massiliselt, ma ei tea, hambapastat, autosid ja teab mida reklaamima, et siis võib eriti nendel kolleegidel, kellele võib-olla kapitalism ei sümpatiseeri, et nemad võivad olla nagu selles osas pahased, aga just sellepärast ma tõingi näite, et näiteks mingisugused heategevus, üritused, kontserdid, sündmused ja nii edasi, et midagi pole teha. Me ju kõik siin olemegi, tahame või ei taha tuntud inimesed ja on terve hulk kohti, kus me saame sellega kaasa aidata. Et olgugi see siis näiteks mingisugune rahvakultuuri üritus kuskil piirkonnas või nii edasi, aga tänased menetlused viitavad sellele, et seda ei tohiks justkui teha. Ja mul sellega meenus, et kui me korruptsioonivastase erikomisjoni istungil lahkasime nüüd seda uut Euroopa seadusandlust, mis veel poliitreklaamidele peale tuleb, kus põhimõtteliselt reklaam peab olema selline, valdavalt sisu peab olema selles, mis räägib, et see on poliitreklaam ja seda ei tohiks teha. Et näiteks härra Timpson paneb Viljandisse üles suure plakat, seal väikselt nurgast tema pilt ja ülejäänud siuke tekst, et palun vabandust, et kallid kodanikud, et ma teile siin poliitreklaami teen ja ma proovisin ausõna pildi panna nii väikse, et ei saa aru, kes seal pildi peal on. Umbes Euroopa reeglid suunavad meid sinna suunas. Aga siis ma esitasin küsimuse Justiitsministeeriumi esindajale, et aga mis siis saab, kui inimene veel ei ole poliitikas? Ja meil siin neid kuulsaid inimesi, kes ühel hetkel siirduvad poliitikasse, eks ole, on ju olnud palju ja tuleb veel, et oled laulja, sportlane, näitleja või mida iganes. Et kas siis esimesel korral saab siuksed triki teha, et kütad eetri täis, aga reeglid ei rakendu. Ja need, kes kõik on juba sees, need vaatavad, et raisk, midagi teha ka ei saa, on ju. Et seal tekib ka teatav selline nagu veel ebatasakaal ja nii edasi, aga nüüd ma kandusin juba Euroopa reeglistiku peale, seda me täna muuta ei ürita, nii et jääme praegu siin peatuma selle asjaga. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, ma ei tea, mulle tundub, et on väga hea eelnõu. Rõhutan veel kord, et nii nagu siin on EKRE poolt on öeldud juba, et ei kaotat ära, aga antakse pädevale organisatsioonile. Et on ebaloogiline, et kontrolli teostab ühe erakonna liikmete mingisugune punt seal. Aga mul on nagu küsimus selles, et sa lugesid üles siin terve rea nimesid. Et mis nüüd edasi saab? Pandora laegas on avatud, et kui
ühtede suhtes menetletakse, kes on ebasoovitavad Riigikogus, siis niimoodi ei saa. Ebameeldivus ei mängi siin rolli. Siin mängib rolli see, kas normi täidetakse või mitte. Et kas siin on ju võimalus tegelikult rakendada ka sunnimeetmeid, et kui nüüd selle eelnõu vastu hääletatakse, siis see nimekiri lendab kohe ERJK-sse või kuskile mujale. Ja kui nad ei võta menetlusse, siis üldse kriminaalmenetlusse. Et kas niisugune variant on tulemas EKRE poolt? Aitäh! Ei, minul sellist, aitäh kõigepealt, Kalle, muidugi on hea eelnõu, muidu ma siin ei seisaks. Minul sellist väljapressimise laadset mõtet ei olnud. Minu mõte oli pigem selline, et nüüd need kaebused on esitatud avalikult ja saab kirjalikus vormist stenogrammist ka kopeerida ja kirja veel järgi saata. Siin on nüüd nimed ja tegevused üles loetud, kes millist reklaami on teinud ja kus. Ja tegelikult ma ütleks, et lahendus saab olla see, et enne kui menetleda jõutakse, äkki saadame selle komisjoni laiali ja anname kontrollifunktsiooni Riigikontrollile ja liigume selle asjaga kuidagi jällegi nagu mõistuspärasesse voolusängi tagasi. Aitäh. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja, aitäh. No meil on ju paralleelselt ka siin erakonna seadusmenetluses, kus on ka see keelatud annetuse teema käsitluses ja ma mäletan, põhiseaduskomisjonis läks arutelu nii kaugele, et me arutasime, et varsti on ka need Riigikogu istungid ka keelatud annetus, et meid ju kogu aeg reklaamitakse, et ma arvan, et mingi hetk me peaksime tegelikult hoopis Riigikogule maksma, eks tagasi maksumaksjale maksma, mis võib-olla oleks ka õige. Aga tegelikult olukord on veel ka selline, et huvitav, et põhimõtteliselt täna keegi võib asutada juriidilise isiku, siis printida Rain Epleri plakatid, jagada Rain Epleri flaiereid igale poole, siis minna ERJK-sse, esitada kulude aruande, öelda, et näete, mina tegin reklaami. Ja kuna tegemist on keelatud annetusega, siis sulle siis esitatakse see trahv ERJK poolt ja sina pead siis selle trahvi, eks ole, maksma, sest sulle keegi tegi seda keelatud annetus, keegi tegi sulle reklaami, millest võib-olla see isegi ei olnud teadlik, aga kas see näed, et võib-olla see on siin mõnel ettevõttel on hea võimalus selliseks äriks? Aitäh. Ja, ega natuke sinna ju ERJK selle tõepoolest tüürinud on, aitäh küsimuse eest, et on olnud petuskeeme maailmas, kus lihtsalt suurtele firmadele saadetakse väikeseid arveid nii-öelda, et kusagil suures ettevõttes terve pakk arveid igal hommikul raamatuid ja laua peal, keegi on visanud sinna 20 € vaibapuhastus, läheb nagu konveiri peal, makstakse ära ja niimoodi saadab paljudele ettevõtetele, aga nüüd on see sinu viidatud skeem tegelikult tõepoolest võibki juhtuda. Ma muidugi loodan, ja mitte üldse pahatahtlikult, et keegi teeb sulle selle reklaamikampaania. Ma arvan, oleks linnapilt veel ilusam. Aitäh. Anti Haugas, palun. Aitäh. Ma saan selle eelnõu kavatsuse mõttest aru, aga oma mõttekäigul ma esitan ka sellise küsimuse, et juhul kui näiteks meediaväljaanne osutab teenust tasuta, põhjendus, seal on raske tõestada, aga põhjendus on see, et sümpaatia isiku suhtes on kõrge ja tegelikult soovib antud isikut poliitiliselt reklaamida, siis see võimalus on olemas. Korrektne oleks see, et meediaväljaande omanik maksab maksud, saab raha eraisiku kontole, teeb annetuse vastavale erakonnale esitab see ettevõtte koos käibemaksuga arve ning siis saab teenust osutada turutingimustel. Nii oleks igati aus, riik saaks maksud kätte ja polekski probleemi. Aga antud juhul on probleem minu arust ka maksudest kõrvale hiilimisel. Paralleele saab tuua ka näiteks tehingutega, näiteks erisoodustusega ettevõtlussektorist või siis ka näiteks alla turuhinna tehingute tegemisega. Et minu arust on päris kompleksne probleem ja me isiklikult ei ole valmis täna seda toetama. Aitäh. Jaa, võib-olla lihtne ja selline ja rahvale mõistetav vastus on see, et Anti sinus räägib lihtsalt puhas kadedus. Lühike vastus on see. Aga pikem vastus on see, et tõepoolest me tegelikult saaks probleemistikust lahti ja meil seda muret ei ole, et maksukoormus väike oleks.
et peaminister siin täna küll rääkis midagi, et on SKT-sse 36% ja siis on 0,2 võrra väiksem ja 0,4 võrra väiksem, aga paar aastat tagasi oli veel 32, midagi protsenti, nii et on tummiselt tõusnud. See, et nüüd 0, alla tuleb, ei tähenda, et maksukoormus kuidagi liiga kiiresti väheneks, nii et kui me kaotaks üldse ära sellise keeruka reeglistiku, et eraisik võib ja juriidiline isik ei tohi ja siis poliitik jällegi ei tohi heategevus organisatsiooni reklaamida või pidu reklaamida või mingit spordiüritust, et kui me kaotaks selle reeglistiku ära, siis ma julgen arvata, et kulude kokkuhoid kogu selle bürokraatide kamba pealt, kes enam ei peaks seda kontrolli teostama, oleks juba piisavalt suur, et ei oleks vaja mingist, nagu mõelda välja skeemi, kuidas ettevõtetelt veel rohkem raha välja pressida. Ma saan aru, et formaaljuriidiliselt põhimõtteliselt sinu skeem on tänases ruumis tõepoolest ka niipidi üles seatav, aga sisulises mõttes ma kuidagi ei tunne, et me peaksime sellele teele astuma minema. Aitäh. Jaak Valge, palun. Suur tänu, lugupeetud ettekandja. Muidugi ERJK on teinud selgelt kallutatud ja ebaõiglasi ja mitte ainult, vaid ka isegi naljakaid otsuseid. Ja olen väga nõus sellega, et niimoodi pole mõtet jätkata. Aga teisalt olen ma pigem kuidagi reserveeritud selles suhtes, et need funktsioonid siis Riigikontrollile üle anda. Pealegi pole ka ju Riigikontrolli puhul tagatud, et tulevikus ka naljakaid otsuseid tulema ei hakkaks. Ja ERJK pluss selles mõttes, et ta on ikkagi nagu erakondade eneseregulatsiooni organ. Et kas poleks nagu õigem ERJK reformida ja siis selle reformi läbi siis tagada, et neid naljakaid otsuseid sealt enam ei tuleks? Aitäh. Aitäh. Vot ma nüüd ei saa aru täpselt, mida sa reformi all mõtled, et kui sa mõtled isikute väljavahetamist, siis see ma arvan meid kuigi palju edasi ei aita, eks ole. Aga mis see muu reform võiks olla ja teisipidi mega ma nõustun sinuga, et Riigikontroll, siis me anname ametnike kätte kontrolli poliitikute üle ja siis on selline nagu moodustub selline ring, et ühtpidi nagu justkui poliitikud ja parlamendis olevad poliitikud eriti annavad tööd nendele, kes siis neid kontrollivad ja siis võib mõlemad pidi, nemad võivad kaevata selle üle, et nad on mõjutatavad, et me saame neil, ma ei tea, eelarvest raha ära võtta või ei saa piisavalt anda, et nad meid endid kontrollid saaks ja nii edasi. Aga ma arvan, et need nüansid me saame väga hästi tegelikult nii läbi muudatusettepanekute kui ka komisjoni arutelu, me saame praegu palli nii-öelda veerema lükata ja teeme ta heaks, et proovime ta teha selliseks, et ta siis töötaks. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Aitäh. Ja Rain, ma vaatan seda asja hoopis teise nurga alt praegu. Tegelikult Riigikogu liige, paragrahv 17, tähendab seda, et ta omab vaba immuniteeti. Ta on sõltumatu ja teeb selliseid ülesandeid täidab, mis ei ole vastuolus põhiseadusega ja avaliku huvidega nii edasi, eks ju. Praegusel hetkel toimiv see ERJK süsteem tegelikult suukorvistab Riigikogu liikme vaba mandaati, sest mitte mingisugune selline organ, kes omab järelevalveõigust, ma mõtlen haldusjärelevalve või mingisuguse kriminaalmenetluse, ükskõik millise osas ei langetab nüüd selliseid otsuseid, mis tegelikult suukorvistab Riigikogu liikme tegevust. Tegelikult ma väidaks seda, et selle normi peaks üldse ära kaotama ja asendama siis mingisuguse teise muu asjaga. Ma toetan natukene Valge Jaagu mõttekäiku siin, aga siin peab arutlema, kuidas peaks tegema. Mis te arvate? Nõus. Ma arvan, et siin on arutamist küll, sest juba selle praeguse arutelu käigus tuleb välja, eks ole, nüansse, vaatenurki erinevaid, lõpuks loodetavasti 101, et ma arvan, et me üheskoos leiame hea lahenduse sellele, sest et tõepoolest ikkagi ja mitte ainult ei suukorvistata Riigikogu liikmeid, et seesama
Jevgeni Ossinovski, eks ole, võib-olla tegi esimest korda oma poliitilises karjääris midagi mõistlikku, tegi midagi head, kutsus inimesi Eestis toimuvale spordivõistlusele ja nüüd maksa siis selle eest, eks ole, et kummaline. Aitäh. Madis Timpson, palun. Aitäh, härra eesistuja, ettekandja. Ma pean tunnistama, et ma pole jõudnud selle eelnõuga tutvuda, aga tahtsin küsida, et kas see eelnõu pakub välja ka mingi relevantse lahenduse olukorrale, kus näiteks Urmas Reinsalu peab maksma 1830 € ühe terve pika saate eest, aga Võrklaev see vastu 1 minuti eest 5000 €. Aitäh. No jah, vaata, see on nüüd jällegi, me jõuame Madis sinnani, et nüüd on, eks ole, meil ERJK, keda siis nimetatakse ekspertideks ja ma ei tea, õigluse eest võitlejateks ja nii edasi. Tuleb välja, et nemad hindavad, ma ei tea, kas siis Võrklaeva või Võrklaeva saavutatud kuulsust või seda siis täiendavat kuulsust. Ma ei teagi, kuidas nad hindavad, eks ole, et kas nad nüüd hindavad, et ega Reinsalu oli niigi nii kuulus, et isegi kui ta seda saadetigi, ta enam kuulsamaks ei saanud niikuinii, aga Võrklaeva praktiliselt keegi ei teadnud, nüüd ütles ostke Škodat ja piuh, nagu raketina, et järgmine kord saab 1-0 paneb oma häälte saagile kokku. Võib-olla nad, ma ei tea, mis see nende menetlus ja see ekspertiis on, et kuidas nad seda välja arvutavad, et kes kui palju. Et see võib olla üks lahendus, nii et nagu sa isegi küsimusega tunnistasid ja mina tunnistan, me ka veel ei näe sinna sisse, et mis alustel ja kuidas see kõik sealt veel tuleb. Lisaks sellele, et jaburaid asju menetletakse, et ma saan aru, Madis, et sina oled juba kaasas. Läheme edasi selle eelnõuga, teeme muudatusettepanekud ja teeme selle aspekti Eesti elust paremaks. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh, eesistuja ja hea ettekandja, et kas sa mäletad, et siin mingi aeg tagasi oli ka see juhtum, kuidas sihtasutus Liberaalne kodanik ehk SALK sai siis kaude, nii-öelda selle ERJK kaudu endale rahastuse ja kui ma ei eksi, siis see oli mingi 90 000. Et kuidas sa äkki sa seletaksid ka selle skeemi nüüd lahti, et lihtsalt üks MTÜ, kes peab kuskilt selle rahastuse saama, ma saan aru, et rahastused on ikka sellised kehvakesed, aga näed, nüüd saab 90 000 lihtsalt erakondade käest, sest et sõbrad liberaalid, sotsid otsustasid niimoodi. Nojah, ega see skeem on ju tegelikult sarnane sellega, mida Anastasia siin mõni aeg tagasi kirjeldas, et oled selline, ütleme, mitte päris läbi kukkunud ettevõtja, aga ei lähe hästi. Ja siis kleebid linnapoliitikute pilte täis ja siis ootad ära, seal järgmine kuu on ERJK menetlus ja siis esitatakse arve, nad ise vaatavad, kes siis kui palju maksma peab ja aasta lõpus saad sinna tegevusaruandesse kirjutada, et otsustasime tegevussuunda pisut korrigeerida ja hakkas kohe palju paremini minema. Minu arust absurdne. Aitäh. Rene Kokk, palun. Ja aitäh. Siin on üks aspekt veel muidugi, et Võrklaevast rääksime. Et mis teha siis, kui järgmistel valimistel Võrklaeval on 1-0 üldse tagant ära võtta? Põhimõtteliselt äkki peaks ERJK tagasi maksma raha, sest inimene äkki tegi halva reklaami ja kaotas äkki hääli veel kõvasti. Et selles mõttes võib ju ka niipidi minna, et see ei pruugi olla ainult nagu tulupool, et võib ka kulupool olla. Et võib-olla mõnel mehel ongi paiksem nagu vähem pildis olla, et see võib ka nii juhtuda, eks. Aga lihtsalt tuli vahepeal meelde, et meil on siin Juku-Kalle, kes teeb mingit saadet ja Enn Eesmaa, kes teeb väga toredat saadet ja väga huvitav saade on. Et tegelikult selline täis jabur, et ma ikka kutsun jälle kõiki üles, et ärge lükake seda eelnõud täna kraavi, sellepärast, et menetleme edasi, teeme seda paremaks. See on täiesti jabur ja kui siin rääkida saalis nende inimestega siit väljapool saali, siis erinevates erakondadest on väga palju inimesi ütlevad, et tegelikult meil on tõsine probleem ja me peame midagi ette võtma, et vähim, mis täna teha saaks, on see, et ärge lükake seda eelnõud kraavi, teeme seda paremaks, arutame, aga seal tuleb midagi ette võtta, sest see on täiesti jaburaks läinud. Aitäh. Veel kord saan sinuga, Rene, nõustuda, et on jabur, kutsun ka ise kolleege üles seda, et läheme selle eelnõuga edasi, teeme ta paremaks ja kui me selle probleemistiku sisusse, nagu sa läksid, et tõepoolest, et kui kõigepealt pidid maksma ja siis tuli välja, et mõju oli veel sootuks negatiivne, ma ütleks, et selle nüüd minu kaasuse, mis menetlusse tuleb selle puhul, ma hakkasin mõtlema selle üle, et ma reklaamisin Punkfestivali. Ise olin see reklaamija, aga samas mainisin seal ka Jürgen Ligi, et kas seal jagatakse kuidagi need proportsioonid ära, et Jürgen saab ka nagu osa arvest. Tegelikult
sest ma arvan, et kui mina ütlen, et Jürgen on loll, siis Jürgeni armastajad mõtlevad, et nüüd peab minema Jürgenile hääli andma ja vastupidi, eks ole. Et selles mõttes, aga tegelikult see iseloomustus öelda, meil kellelgi ei ole ka arusaamist, et lisaks sellele, et jaburaid asju menetletakse ja tehakse, et kuidas nende otsusteni jõutakse ja mis need alused on, see on, ma saan aru, siin saalis paljudele mõistetamatu, enamusele vist. Võib-olla mõned kolleegid on sinna kuulunud, siis on mingi sissevaal sinna. Aitäh. Riina Solman, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees, austatud ettekandja. Et ma kujutan ette nüüd üleskutse mitte seda head eelnõud kraavi lükata, tähendaks seda, et koalitsioon peaks seda toetama. Aga võib-olla siis väike arvutusülesanne sulle, Rain, kes ju ise oled ka minister olnud, et oli ju Võrklaeva grillimine 3 tundi väga suurele auditooriumile, mida siis ka, ma saan aru, kõik meediakanalid hiljem veel paljundasid. Et võib-olla see nagu innustaks meie koalitsiooni mitte seda kraavi lükkama seda head eelnõu, kui sa aitad ära arvutada, mis selle arve tuleks ja kui seda vaataks nüüd ERJK juhataja, proovi nagu läbi tema silmade see arve esitada neile. Ja aitäh, Riina, iseenesest mõttelen jumet, et ja võib-olla isegi ei olegi vaja mul endal seda välja arvutada, aga võib-olla inspiratsiooniks ja motivatsiooniks koalitsioonierakondade esindajatel on see, kui sellele ennist juba tehtud kaebusele nüüd lisada veel üks kaebus, et nad kogu selle Võrklaeva asja välja arvutaks, eks ole, kõikides meediaväljaannetes ja nii edasi. Ja näiteks, ja see võib tunduda teoreetiline, aga võib-olla me nüüd lõpetame siin tänase istungi ühel hetkel, võtame Delfi lahti, seal on minu pilt ja kiri, Epler tahtis ERJK laiali saata. Niimoodi. Et kas siis karistuseks Liisa Oviir ütleb, et nüüd oli Delfis minu reklaam? Jah, ma ei kujuta ette, kuhu see kõik see asi lõpuks välja võib viia. Aitäh. Anti Poolamets, palun. Ja austatud ettekandja, minule tundub ka, et ERJK ei suuda enam üldse sihikut seada. Et mida naeruväärsemate teemadega tegeleda, seda imelikumaks asi läheb ja samal ajal ju hakkavad radari alt läbi jooksma suured juhtumid. Sellega nad ei suuda tegeleda. Siis neil on hambad nürid ja see näitab, et kuidagi ERJK on oma süsteemse tegevuse asemel hakanud justkui need ametnikud, kellel ei ole õiget tööd, hakkab leiutama endale tööd. Kas see asi ei tundu sedamoodi? Kui ma vaatan seda sinu juhtumit, mida sa välja tõid, siis see on täpselt sellesse kohta. Et meil oli siin muide avatud uste päeval võimalik sinu soenguga pilti teha või parukaga, et mõtle, see läks massidesse, eks ole. Mis selle hind oleks võinud kõik olla? Ja Anti, ära kutsu kurja karjama, ütleks, aga mis puudutab seda, et sa ütled, et te leiutavad endal tööd, ma päris tõsiselt ikkagi mulle tundub, et võib-olla Liisa Oviir on tõstud ambitsiooni selles osas, et on pannud endale mingi sellise veidi pikema plaani, et Harku volikogust kusagile edasi liikuda. Sest seda kampaaniat kogu tema tegevus ikkagi ju toetab päris tugevasti. Võtab siit, valib jälle kellegi välja, võtab Heliri näiteks. Helir on tast nii palju tuntud, aga siis saab loo, kuidas tema kutsub Helirit korrale ja järgmistel valimistel jälle mõnisada häält juures. Et ei ole, ma ei teinud nalja praegu. Ei, sul on rohkem. Aitäh. Helle-Moonika Helme, palun. Ja et ikkagi võtame siis juhtum järel ehk case by case, et paljud koalitsioonipoliitikud meil siin reklaamisid omal ajal COVID-vaktsiini, süstisid end kaamera ees ja plakatitel olid pane õlg alla ja väga suured rahad liikusid ju sel ajal vaktsiinifirmadele, erameditsiiniettevõtetesse, kes kõik süstimisest väga palju teenisid ja mitte ainult lihtsalt raha, vaid riigi raha. Eks ole, et kas põhimõtteliselt seda loogikat järgides, eks ole, millega nüüd ERJK tegeleb, võiks kunagi tulevikus, tagantjärele ilmselt seda üles ei tõsteta, aga põhimõtteliselt tulevikus ka, eks ole, igasuguseid asju välja nagu mõelda ja tekitada ja tekitada igasuguseid menetlusi ja eks ole ju, kuhu me niimoodi jõuame.
Ja noh, ma ütlengi, et see tegelikult ei ole kuidagi pidi, noh, ja ma olen nõus, et komisjon konkreetselt täna ise on seal, sotsid on seal tugevas ülekaalus, aga ta tegelikult ei ole minu arvates ühegi üksiku poliitilise jõuga seotud probleem, vaid noh, minust tänane asi jõudnud kohta, kus me saame aru, et mingisugune süsteem nüüd on tõestanud veenvalt kogu avalikkusele, et ta on muutunud nagu jaburaks, iseenda karikatuuriks, ja noh, täpselt, mis puudutab nüüd vaktsiinireklaame, jällegi pean ütlema, et ma sellega nüüd ei ole kursis, et kui kaugele tagasi nad võivad minna sellega. 7 aastat. Nii et selle COVID-i asja eest saab arved tegelikult välja kirjutada, jah? Jah. No näed, ma usun, et kui nüüd see proua Oviir seda jälgib, ta on siit mitu mõtet juba saanud, mida menetlema hakata, jah? Nii et kummaline on see värk, jah, aitäh. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja ja ettekandja. Et onanismi definitsioon on vilgas, ent viljatu tegevus. Ja Rain, et sa oled juba siin hulk aega tegelenud selle onanismiga. Ja meie tänane päev ja õhtupoolik, paljud meist, kõik me tegeleme siin sellise vaimse onanismiga, viljatu, ent vilka tegevusega. Mida peaks tegema, et see tegevus vilgas, ent viljatu muutuks viljakaks? Jaa, ma Peeter selles mõttes vaidleksin sulle vastu, et ma nii kaugele võib-olla nende paralleelidega ei läheks, et see võrdlus onanismiga, ma ei tea, kas oli päris kohane, aga mulle tundub siiski, et see, et siin neid näiteid on nüüd lahatud ja kolleegid on erinevaid vaatenurki veel toonud, võib-olla mingi mõtte idanema paneb. Ma olen sellega nõus, et nagu ikka kusagil esmaspäevasel või teisipäevasel või kolmapäevasel koosolekul on koalitsioon teinud otsused ära, et kuna on opositsiooni eelnõu, et siis lükkame laualt maha ja nii optimistlik ma ei ole, et ma usuks, et nad nüüd siin meelt muudavad selle diskussiooni käigus. Aga veel kord, teema tegelikult on muutunud väga aktuaalseks ka koalitsioonipoliitikute jaoks. Seda nad tunnistavad väljaspool seda saali täitsa selgesõnaliselt, nii et mine tea, võib-olla juhtub see, et nagu vahest on ikka juhtunud, opositsiooni eelnõu laua pealt maha ja siis koalitsiooni nime all analoog menetlusse ja tehakse ära. Elame näeme. Aivar Kokk, palun. Ja ega ma siin täiendaks, et ega meil ongi keeruline asi, et vaatame, teatritükk on tehtud. Savisaarest tehti juba aastaid tagasi, Reformierakonnas tehti, meil on siin ju tehtud teatrilauavaatus Minul on vari. Ütleme, ma arvan, et äkki tänu sellele ongi keegi Riigikogus, aga telekas on meil ju siin erinevad saated, Su nägu kõlab tuttavalt, Maskist laulja, aga kõige hullem see, et iga nädal on Stuudio 1 ka, seal käivad erakonna liikmed, saavad ju ka tund aega lobiseda ja pilt peale, et kuhu me siis ikka tegelikult jõuame selle teemaga, et ega ma vaatan, Toomas ka juba sealt taga pabistab, et äkki Pärnu Postimehes tuleb artikkel, valimised lähenevad, jumala jama, et kas see oli nüüd õige või ei olnud, kõrval siin mul pinginaaber ütleb, aga minu pilt oli natuke väiksem. Ja või oli suurem, ja just see, sa oled suurem on ma ei tea miks praegu siis koalitsioonipoliitikud ei taha kuidagi lubada seda, et see Riigikontroll, me näeme, et Riigikontrolli poist ikka teeb head tööd. Jaa, Riigikontrolli tõesti võib kiita. Mäletame nende analüüsi näiteks kas või riigieelarve osas, suudavad põhjalike materjalidega töötada küll ja tuvastada probleemseid kohti. Mis Toomasesse puutub, ma olen üsna kindel, et kuigi Toomas juurat hästi tundva inimesena püüab olla ettevaatlik, aga küll tal kevadel lipsab kusagil üle huulte midagi sellist, et inimesed külastage Pärnut või midagi taolist. Ja ongi menetlus. Et veel kord, minu arust tasub edasi minna. Ja kusjuures ma nagu kuidagi nagu kolleeg Haugas ütles ja Timson siin, et nad tegelikult põhimõtteliselt on nõus, et on probleem, on nõus ka sellega, et tuleb lahendada, aga neil on õudselt pinnuks silmas just see Reinsalu asi. Nagu nad jäävad nagu ühte kaasusesse kinni, et Anti, lase vabaks.
Me räägime üle välja selle asja mõistlikuks tegemisest, nii et ära selle Reinsalu pärast muretse. Aitäh. Andres Metsoja, palun. Aitäh, hea eesistuja, austatud ettekandja. Mina olen ka mures, ma olen alati käinud Jüri Jaansoni 2 silla jooksul. Jüri Jaanson, tuntud spordisangar, tervitab ka tervisesportlasi, kutsub jooksma. Nüüd võib-olla on tõesti see võimalus, et tuleb muuta see 2 silla jooks 3 silla jooksuks ja lihtsalt Jüri nimi siis eest ära jätta või kuidas me peaks neid asju siis tõesti käsitlema, et kas kui Jevgeni Ossinovski kutsub spordivõistlusele, siis on menetlus. Kui Jüri Jaanson ütleb, et tema nimeline jooks on Pärnus ja tulge inimesed jooksma, siis ei ole menetlust. Kas siis on ka menetlus või ei ole menetlus või mismoodi see elu ikkagi käib, et totaalne skisofreenia on peas selles mõttes, aitäh. Vot jällegi, sa esitad küsimuse selle organisatsiooni ERJK sisemiste protsesside kohta, tõesti ei ole selgust, kuidas nad seal toimetavad, mida võetakse, mida ei võeta, kas see kõik käib alati kaebuse põhiselt. Ja ma ei tea, ma ennem tegelikult sõnastasin, ma ütlesin, mul on kaebus, eks ole, Oviirise Ekspressis, Riigikogu koor seal Anuga, selles Soomik Anuga saates ja mina ise siin kohe kutsusin seda, et inimesed laulupidu toetaks ja külastaks. Ma ei tea, kas nad võtsid nüüd menetlusse. Või ma peaks kirjalikult vormistama ja võib-olla sa oled lihtsalt unustanud Jaansoni peale kaevata. Aitäh. Suur tänu, rohkem teile küsimusi ei ole. Andmata hinnangut sinu kõne sisule, aga sul stsenaristina on arvestatav potentsiaal, nii et... See oleks ka nüüd keelatud selle.